mul on tunne, ma võin sellest igavesti rääkida, lihtsalt see oli selline seiklus, et passisime seal, magasime seal ukse taga ja kui lõpuks nüüd uksed lahti tehti, siis me tormasime sealt kõik sisse nagu, ma ei tea, ma ei elanud nõukogude ajal, aga ma pakun, et umbes siis, kui nõukaajal banaanid Lätile tulid. Kas oled mõelnud minna välismaale õppima? Mina olen Kätri Kiilberg ja ma õppisin ühe semestri Toronto ülikoolis. Mult on küsitud, et kuidas sa raha kogumisega tegelesid, milline üldse see paberimajandus oli ja oli siis keeruline sinna üldse jõuda. Selles podcastis on mul külas erinevates riikides õppijad, kes just neile küsimustele vastavadki. Et ta ikka teaks, kuidas minna välismaale õppima. Tere, head kuulajad-vaatajad! Täna on meil külas keegi, keda te võib-olla olete juba mõnest teisest Õhtulehe podcastist näinud. Martti Kallas, tere! Tere! Ja kus sa õppisid? Mina veetsin suurepärased pool aastat Lissabonis, Portugali pealinnas ja see oli täpselt aasta aega tagasi. See tundub uskumatu, et see oli juba aasta aega tagasi, sest mul on selline tunne, nagu ma oleks alles sealt tulnud. Aga tegelikult sellest on juba natuke aega möödas. Ja mida sa seal õppisid? Sa läksid sinna vist Erasmusega, on ju? Ma käisin Erasmusega ja see oli niimoodi, et minu ülikool ehk Tallinna Tehnikaülikool võimaldas võtta põhimõtteliselt ükskõik mis aineid. See oli mul nii-öelda enda otsustada, kas ma tahan võtta mingisuguseid aineid, mis kattuvad mulle Eesti ainetega. Kui need ei oleks kattunud, siis ma peaks lihtsalt Eestis kauem õppima. Lõpuks ma sain niimoodi, kuna mul oli hästi normaalne programmi juht Eestis, siis ma sain võtta aineid, mis on siis minu eriala ehk ärinduse erialaga otseselt seotud. 2 tükki neist, ma võtsin kokku 4 ainet, 2 tükki neist ma kandsin nii-öelda üle kohustuslikesse ainetesse ja 2 tükki valikainetesse, mis ei läinud küll nii-öelda üks-ühele kokku sellega, mis ma Eestis oleks pidanud õppima, aga tänu Tehnikaülikooli vastutulelikkusele siis ametlikult ma ikkagi õppisin kõiki ärinduse aineid ja need nagu selles mõttes need ka seda olid, et mingisugust skeemitamist seal ei olnud, aga need ei olnud võib-olla jah, päris üks-ühele need asjad, mida ma Eestis oleksin õppinud. Kuidas sa selle ülikoolini jõudsid või kas sa vaatasid pigem riiki või mis sul see nagu mõtteprotsess oli, kui sa tahtsid välismaale minna? Ma arvan, et siin tasub tagasi minna umbes 15 aastat ajas. Ehk kui ma olin laps, siis me käisime perega üsna palju Hispaanias ja mul hakkas hullult Lõuna-Euroopa meeldima. Ma mängisin jalkat, ma olin ülisuur jalkafänn ja siis mul oligi selline tunne, et see Hispaania võiks olla see koht, kuhu ma hullult tahaks minna. Aga siis läks natuke aega mööda. Mingil hetkel see huvi, ma arvan, lahtus. Näiteks ma ei mõelnud otseselt tõsiselt kunagi, et ma gümnaasiumis tahaks vahetusõppesse minna, kuigi see on ka asi, mida paljud teevad. Aga gümnaasiumis ma hakkasin hispaania keelt õppima ja siis mul oligi selline nagu idee, kuna hispaania keel on üsna inglise keele sarnane, ta ei üsna lihtsasti külge. Meil oli väga äge hispaania keele õpetaja, nagu päriselt Hispaaniast pärit. Ja siis ma mõtlesingi, et okei, et kui ma ülikooli lähen, et siis ma tahaks minna vahetussemestrile ka. Et see nagu vahetussemestri mõte oli mul kogu aeg kuklas. Aga siis, kui ma hakkasin ühel hetkel vaatama, et mis need TalTechi partnerülikoolid on minu erialal, et kuhu üldse saaks minna, siis Hispaania ülikoole oli seal oli Hispaania ülikoole ja neid oli 3 tükki. Üks neist oli üks Madridi lähedal asuv Alcalá ülikool, siis seal oli Salamanca ülikool, mis on Madridist, kui ma nüüd peast ütlen, selline 100 kilomeetrit läänes ja siis oli Baskimaa ülikool ja Baskimaa on siis Põhja-Hispaania ja ta on natukene kultuuriliselt Hispaaniast ikkagi erinev sellest nii-öelda traditsioonilisest Hispaaniast, mida me kõik teame. Ma valisin alguses selle Salamanca ülikooli, ehk siis see, mis oli Madridist 100 kilomeetrit ja ma uurisin mingitelt tuttavatelt, kes olid kas teadsid Hispaania elu või olid sellega nagu rohkem kursis. Nad ütlesid, et see on üliäge koht, kuhu minna. Et see on täpselt selline tudengilinn ja seal inimesed ülisõbralikud ja see on selline autentne Hispaania elu. Ja siis ma olingi, et okei, et ma siis lähen sinna ja panin juba avalduse sisse, aga siis ühel hetkel selgus, et selles ülikoolis ei saa inglise keeles õppida. Oi. Ehk ma ei tea, kuidas see juhtus. Meil oli niimoodi, et TalTechil olid mingite ülikoolide kohta nii-öelda kursuse kataloogid, kus sa said kohe alguses vaadata, et mis aineid sa seal õppida saad. Sellel ülikoolil ei olnud seda. Nad lihtsalt ei olnud seda nagu postitanud ja kuna see on Hispaania ikkagi ehk Lõuna-Euroopa, siis seal oli üsna palju nagu segadust sellega, et mis ja kus ja kuidas. Ja kuna
Hispaaniasse mineku lootus sellega põhimõtteliselt kustus, sest et ma Baskimaale ma teadsin, ma ei taha minna. See Alcalá, mis on Madridi lähedal, tundus ka selline natukene, kogu austuse juures näiteks Saue inimeste vastu, aga natukene nagu oleks Sauel ülikoolis käinud, et selline mõnikümmend kilomeetrit Madridist, tegelikult see on vist päris suur linn, aga tol hetkel mu mõtteprotsess selleni ei jõudnud, aga mu pilk peatus Lissabonil ehk siis naaberriigil ja kuna Lissabonis ma olen ka nooremana käinud, siis mul mingisuguseid väga eredaid mälestusi sellest ei olnud, aga kuidagi see läks lõpuks hästi orgaaniliselt, seal oli vist natukene ajasurvet ka juba peal ja siis ma olingi, et okei, ma lähen Lissaboni. Milline see kandideerimisprotsess oli sinna, sest sa pidid kandideerima läbi enda koduülikooli, on ju? Ja, see kõik käis läbi TalTechi. See oli niimoodi, et alguses tuli esitada avaldus koos mingisuguse motivatsioonikirjaga, kui ma õigesti mäletan. Ja seal oli ka selline nõudmine, et keskmine hinne pidi olema üle 3, ehk siis 5 palli skaalal 3 algab 70% ehk siis ma teadsin, et mida parem on keskmine hinne, seda suurem tõenäosus on saada sinna kohta, kuhu ma tahaksin saada. Ehk vahel on mingite ülikoolidega olnud seda, et kohti on TalTechil sinna kas 1 või 2 ja tahtjaid näiteks 3. Ehk ma teadsin, et isegi kui mu keskmine hinne sellest 3 on kõrgem, siis ma võib-olla ei saa sinna, kui sinna peaks tahtma rohkem inimesi. Aga ma siis pusisin oma keskmise hinde nii kõrgeks, kui ma selle esimese semestriga ülikoolis suutsin. Ma siis läksin vahetussemestrile oma ülikooli 3. semestril ehk 2. aasta sügisel. Ehk ma pidin põhimõtteliselt kohe ülikooli minnes hakkama vaikselt selle kandideerimise peale mõtlema. Kandideerima peab mingi aasta ette, on ju? Meil oli niimoodi vist, et äkki need esimesed dokumendid tuli anda jaanuaris, ehk siis kui ma olin pool aastat ülikoolis käinud. Selleks ajaks ma olin siis oma keskmise hinde pressinud nii kõrgeks, kui ma suutsin. See ei olnud väga kõrge, aga piisav. Ja lõpuks õnneks oligi niimoodi, et 2 kohta oli minu meelest Lissaboni ja meid 2 tükki ka läks. Ehk kui ma õigesti mäletan, siis keegi isegi lõpuks ei pidanud ukse taha jääma. Wow, okay. Aga see oli, selles mõttes ma nagu panin täkkesse selle ajastusega, et ma tean, et näiteks nüüd sel sügisel tahtis 9 inimest Lissaboni minna. Ehk siis oleneb täiesti aastast. See on vist jah täiesti nagu kinni ja see oli ka asi, mis mind, ma nüüd natukene ennetan tulevasi küsimusi, aga mis mind üllatas oli see, et kui ma Lissaboni kohale jõudsin, siis kõik need erinevad rahvused, kellega ma seal kohtusin, ülitavaline oli see, et ollakse oma, ma ei tea, 2. Erasmusel või mõned magistritudengid 3. Erasmusel, et nende jaoks see on nii normaalne teistes riikides, alustades Rootsist, isegi poolakate jaoks, rääkimata sakslastest. Eestis see on ikka pigem haruldane, et niimoodi mitu korda minnakse. Eestis ka pigem vist ei lasta või selles suhtes, et nagu eelistatakse inimesi, kes ei ole veel käinud, on ju? Kui on suurem konkurents. Jah, võib olla küll. See võib olla ka natuke ülikoolis kinni, et ma arvan, et TalTech selles mõttes, ma tean, et on inimesi, kes on tahtnud ka nagu teist korda minna. Ma nüüd peast ei ütle, et kas nad lõpuks ka läksid, aga jah, see kõlab selles mõttes loogiliselt, et kuna Eestis see asi on ikkagi üsna lapsekingades veel see välisõppesse. Plus tähendab ülikoolid ju tahavad, et sa lõpetaks võimalikult kiiresti nagu nominaalajaga. Et võib-olla see on ikkagi mingisugune kulu ülikoolil ilmselt. Ja sellega oli see huvitav asi ka, et ma mõtlesin ise, et hästi palju kuuled seda argumenti välisõppesse mineku eel, et inimesed ütlevad, et siis ma pean kauem ülikoolis käima või et mul jääb siis pool aastat vahele. Nagu ma tahaks lihtsalt kõigile südamele panna, et ei, sulle ei jää pool aastat vahele, nagu see pool aastat tuleb nagu nii kuhjaga tagasi ja näiteks mul hetkel on niimoodi, et ma ei tea, kuidas sul oli, sa vist olid nagu lõputöö kirjutamise ajal. Ma olin jah 3. aasta viimane semester, siis põhimõtteliselt ma oleks ka võinud jääda 1 semestriks rohkem, aga ma ikkagi lõpetasin ära. Nagu mul on ka see, et ma käisin 3. semestril, aga praeguste plaanide kohaselt sõrmed ristis ma ikkagi loodan 3 aastaga ära lõpetada, ehk kui nagu panna need asjad õigesti niimoodi nagu matchida kokku, siis tegelikult see on täiesti võimalik, et ülikoolis ei ole seda nagu näiteks gümnaasiumis oli, et kui tahad vahetusõppesse minna, siis pead mingi võõras keeles õppima, sa ei saa neid aineid üle kanda, mingid sellised asjad, et ülikoolis ikkagi, kui sa lähed välisõppesse, siis ülitõenäoliselt, olenevalt muidugi erialast, aga minu erialal näiteks ei olnud nagu küsimustki, et 3 aastaga on võimalik lõpetada. Plus on nagu see küsimus, et kuhu sul kiiret on, et kui sul ei ole otseselt seda, et sa tahad kindlalt mingisse karjääri minna või mingit magistrit tegema ja sul on see võimalus, siis miks mitte võtta see aeg on ju olla veits kauem õppida ja areneda.
üks tuttav ütleski mulle selle kohta, et aga nagu et mõtle, et tegelikult ei ole absoluutselt mingit vahet, kas sa käid tööl 45 või 44 aastat. Nagu, et noh, või samamoodi, et kas sa õpid 3 või 4 aastat, on ju, et kui sa vaatad mõnekümne aasta pärast sellele tagasi, siis ma olen täiesti kindel, et ei mõtle elu sees sellele, et kas ma nüüd lõpetasin selle ülikooli 2026 või 2027 näiteks. Ja sa ilmselt ei mäletagi seda. Täpselt. Mul on praegu gümnaasiumi lõpetasin, mis aastal ei mäleta. Mul on täpselt sama asi, mul oli keegi küsis ükskord, et mis aastal ma gümnaasiumi lõpetasin ja siis ma ütlesin automaatselt 2019 ja see tundus nagu üliloogiline mu peas, aga see oli mu põhikooli lõpuaasta tegelikult. No, jah. Ja. Aga kuidas sul selle rahastusega oli? Sest ma ei tea, kas Lissabon on siuke pigem kallis? Lissabon on väga odav, aga elamine on kallis, nagu mul üks sõber. Nagu see üüri hinnad siis. Ja, et noh, seda võibki tõlgendada nii, kuidas ise tahad, et seal on ka muid meelelahutuslikke elemente, mille peale annab raha kulutada, aga jah, minu jaoks oli niimoodi, et ma sain seda Erasmuse toetust. Ta siis, ma sain selle nii-öelda posuna korraga, aga ma pakun, et see vist oli 630 € kuus ja see läks mul kõik üüri alla. Ehk Lissabon on väga-väga kallis linn eestlase jaoks, kuhu minna. Alguses ma vaatasin neid üürihindu, need lõid mind täiesti pahviks. See raha, mille eest sa saad Lissabonis ühetoalise stuudiokorteri nii-öelda, sellega ma arvan Tallinnas sa saad Noblessneris elada merevaatega nii-öelda korteris. Et ma maksin 600 €, 600 € kuus ja mul oli üks tuba 5-toalises korteris. Ehk see oli, ja see ei olnud veel nagu kesklinnas, ta oli, ütleme, ma arvan Tallinnaga võrdluses selline Kristiine tüüpi piirkond. Et alguses, kui ma vaatasin, broneerisin selle ära seal süsteemis või veebilehel, kust sai neid kortereid broneerida, oli huvitav see, et sa ei näinud alguses seda täpset aadressi, sa nägid nagu piirkonda ja ma broneerisin ära ja siis tuli aadress, panin selle Google Maps'i sisse ja siis vaatasin, et nagu see tundus, nagu see oleks kuskil täiesti pärapõrgus, sest et see oli umbes sinna oli joonistatud nagu selle piirkonna kaart eelnevalt, enne kui ma selle aadressi teada sain ja siis umbes selgus hiljem, et see on nagu täiesti selle piirkonna nii-öelda linna kõige kaugemas otsas. Ehk see oli alguses natuke selline üllatus, aga mis mind hullult üllatas oli see, kui hea on Lissaboni ühistransport. Ehk see oli, ma pakun mingi 7-8 kilti kesklinnast ja ma jõudsin sinna metrooga 15 minutiga nagu. Et see oli tõesti väga äge. Ja lõpuks mul vedas ka korterikaaslastega, nii et jah. Aga veel selle majutuse asja kohta on see, et kui me siin oleme harjunud, et sa üürid korterit inimese käest, siis seal on see, et ma üürisin selle korteri mingisuguse Saksa startupi ettevõtte käest, kellel on Euroopas 40 000 korterit. Kui sul on 40 000 korterit hallata, siis ülitõenäoliselt su see klienditugi ei ole nagu väga hea ja see oli ka asi, millega me päris pikalt pistsime rinda. Midagi läheb katki, siis keegi ei vasta sulle. Ja, meil oli huvitav oli näiteks Wi-Fi parooliga alguses, et kirjas oli seal korduma kippuvate küsimuste all, et vaadake ruuteri tagant ja siis mina ja siis poolakas, kes mu korterikaaslane oli, mõtlesime, et ruuter, kus on ruuter? Ja siis ühel hetkel leidsime selle ruuteri kuskilt kapist üles, aga ruuteri oli liimitud kapi seina külge. Ehk seda parooli ei saanud sealt tagant vaadata. Ja hiljem, kui lõpuks klienditugi meile vastas, siis Wi-Fi parool, kui keegi tahab minna mu mineviku korterisse, siis laske käia. Wi-Fi parool oli Kanye 2020, nii et okay. Ma arvan, et see ei olnud see, mis ruuteri taga kirjas ka oli. Ja aga sa ei oleks seda ära ka arvanud ilmselt? Kardetavasti mitte, olles mitte väga suur Kanye Westi austaja. Aga stipendiumeid sa mingeid ei saanud või rahastasid ise kõike? Mina tänan väga Saue valda, kes andis mulle, kui ma nüüd peast õigesti ütlen, 800 € enne vahetusõppesse minekut ja see on tõesti üli äge, et kohalikud omavalitsused, ma tean näiteks Harku vald toetab samamoodi. See on üli äge, et kohalikud omavalitsused toetavad seda, et omad inimesed saaksid nii-öelda ka kuskile piiri taha minna ja natukene seda maailma näha. Et ma tean, et linnades või niimoodi ka muudes paikades on selliseid paiku väga palju, kus sihukest asja ei tehta. Et selle üle ma olin hästi tänulik ja siis oligi ülikoolist see Erasmuse stipendium siis 600 € kuus. Ja.
seda jah, soovitan ma ka, et ikkagi omavalitsustest nagu vaadata, et kas on mingid, sest mina ei saanud seda Saue valla stipendiumit, aga sa pead ise kandideerima sinna, on ju. Ma elan ka Saue vallas, aga ma vist isegi teadsin, et see eksisteerib, aga ma vist unustasin oma paberit sinna saata ja siis lõpuks ma ei saanud seda, aga ma sain teise stipendiumi. Ma olen väga tänulik, et ma sain selle, sest et see oli, ütleme nii, et ma sain selle kevadel kätte ja minek oli suve lõpus ehk võib-olla hüpoteetiline stsenaarium, võib-olla osa sellest stipendiumist kulus juba enne ära, aga lõpuks saime hakkama. Kuidas sul kõikide nende dokumentidega läks asi, et kui sa sinna riiki lähed, siis sul viisat vist ei olnud vaja või nagu sellist mingi elamisluba asja ei olnud vaja? Sellest ma kuulsin alles hiljem, et mul sain Lissabonis tuttavaks eestlastega, kes siis ei olnud seal mitte õppimas, vaid nii-öelda tulid lihtsalt natukene nagu kliimapagulasteks, aga töötasid seal ja siis nemad ütlesid mulle mingil hetkel, et kui sa oled mingi X aega, kas paar kuud Portugalis elanud, et siis sa pead ennast nii-öelda arvele võtma. Aga samas, kui sa seda ei tee, siis ei juhtu ka otseselt mitte midagi. Ja ma ei tea, mina ei võtnud ennast kuskil arvele. Ma arvan, et Erasmuse kaudu see on nagu, sa ei peagi seda tegema, ma ei tea kedagi, kes oleks teinud. Aga jah, Portugali ülisuur pluss oli jah see, et ikkagi mitte mingisugust sükest kohale jõudmise paberimajandust nagu väga ei olnud ja isegi kui oli, siis ta oli üsna selline lihtsakoeline, et ma enne minekut kogesin üsna palju seda, et su e-mailidele ei vastata. Ma ei teadnud veel 2 nädalat enne minekut, kas ma üldse nagu mingeid aineid sain võetud, sest et neil oli mingisugune oma keskkond, oma veebikeskkond siis, kus ma juba Eestis olles pidin panema kirja, mis aineid ma tahan võtta. Ja see keskkond oli katki ja siis pidi täitma Google Formsi, et mis aineid ma võtta tahan. Jaa, mul oli sama asi. See ei ole Eestis mõeldav. Sa nagu mingi Google Formsi kirjutad need aine nimed ja ainekoodid, saadad ära, mitte keegi sulle mitte midagi ei vasta. Ja siis läksin kohale ja siis oli kodanik Nuno, kes oli siis põhimõtteliselt nagu õppetöö koordinaator. Istus laua taga ja ütles, yes, Martin, no problem. Ja siis ma olin igal pool kirjas juba ja oli nagu päris hästi. Aga seal oli selliseid mitte õppetööga seotud paberimajandamist üsna palju. Et näiteks ma sain ühe korra päris pahaseks, kui selleks, et Lissabonis on siis selline asi, et kui sa oled alla 24 aastane, siis sul on õigus tudengina tasuta ühistranspordile. Kogu siis Lissaboni linnas ja ka selles nii-öelda inglise keeles nad ütlesid metropolitan area ehk siis põhimõtteliselt nagu meie jaoks Tallinn ja Harjumaa. Ja see metropolitan area ulatus Lissabonist ma pakun kuskile, oligi umbes 40 kilomeetri raadiuses, ehk ta oli ikkagi üsna nagu suur sääst, kui tahta seal Lissaboni ümbruses ringi sõita. Aga sellega kaasnes selline asi, et sa pidid tegema endale kohaliku isikukoodi või nemad ütlevad selle kohta NIF, see on nagu maksunumber ja selleks tuli minna maksubüroosse. Maksubüroosid oli Lissabonis kuskil 10 ringis ja siis mina rõõmsalt koos oma poolakast korterikaaslasega ühel hommikul võtsime jalad selga ja hakkasime maksubüroo poole minema. Ja me teadsime, et maksubüroo tehakse lahti hommikul kell 9, aga et neid NIF-numbreid väljastatakse päevas olenevalt siis sellest asutusest kas 10 või 15, et igal bürool oli... Kui palju inimesi Lissabonis elab? Hästi palju. Linnas, minu meelest ma nüüd loodan, ma ei pane mööda, aga seal nii-öelda kesklinna-ish piirkonnas mingi 600-700 000 äkki, võib-olla 800. Ja see suurem ala on üle miljoni. Ja see on vist mingi 1,5 miljonit. Aga ühesõnaga, ja nüüd kujuta veel ette seda, et see on sügis, kus need kõik tudengid tulevad korraga sinna kokku. Ja siis sul on mingisugused 10 bürood, kes peavad ära majandama 15 inimest päevas, siis nii-öelda per büroo, et kokku 150 inimest päevas heal juhul saaks selle numbri. Me teadsime, et me peame hästi vara kohale minema. Kell 9 tehti büroo uksed lahti, me olime kell 6 ukse taga ja kelle meest leidsime ees mingid magamiskottides vennad, kes olid õhtul valmis tulnud ja lihtsalt nemad saidki oma numbrid ja me läksime tõsiste nägudega koju tagasi. Aga siis meil tuli järgmine idee siis ühe sõprade pundiga, kuhu kuulusid siis üks Šveitsi tüüp, üks Liechtensteini tüüp ja üks sakslane. Ja nagu võite ainult, mina saksa keelt ei räägi, nemad kõik rääkisid, ehk siis ma olin natukene nagu lemmikloom sel hetkel. Sa oled maskott? Jah, me otsustasime siis, et
me lähme otse peolt siis maksunumbrit taotlema ja selleks me otsustasime sõita Qashqaisi, ehk võite Google Mapsist vaadata, see on üsna kaugel Lissaboni linnast, aga me teadsime, et Qashqaisis on ka maksubüroo ja siis jäime oma viimased õlled ära ja otsustasime, et okei, võtame siis takso, sest takso on Lissabonis väga odav. Jõudsime kohale ja kell 4:30 hommikul, kui ma õigesti mäletan, olime me seal ukse taga, me olime esimesed ja umbes mingi 20 minutit pärast meid tuli mingi rets kogus inimesi sinna, ehk siis me olime esimesed kohe seal ukse ees. Ja kui me lõpuks sinna sisse saime, et mul on tunne, ma võin sellest igavesti rääkida, lihtsalt see oli selline seiklus, et passisime seal, magasime seal ukse taga ja kui lõpuks nüüd uksed lahti tehti, siis me tormasime sealt kõik sisse nagu ma ei tea, ma ei elanud nõukogude ajal, aga ma pakun, et umbes siis, kui nõuka ajal banaanid Lätile tulid. Et jah. Ja see oli selline täiesti tavaline kontoriruum, kus lihtsalt inimesed istusid laua taga, toksisid oma Windows Vista taoliste arvutite taga mingisuguseid klahve. No tõesti, see nägi välja, nagu me oleks ajas 20 aastat vähemalt tagasi läinud. Ja kõige meeleolukam seik sellest isikukoodi saamisest oli see, kui seal oli üks tädi ja seal oli teine tädi. Üks tädi siis tegeles nende nii-öelda isikukoodide väljastamisega ja teine tädi selle asemel, et ise ka seda teha, kuigi tema töölaud oli seal kõrval, selgitas terve selle aja teistele inimestele, et miks läheb praegu kaua aega. Lihtsalt seisis ja meie olime õnneks esimesed, minul läks seal vist 45 minutit. Ja lihtsalt seisis ja rääkis kõigile pidevalt uuesti ja uuesti, et miks läheb praegu kaua aega. Ja muidugi neile valmistas suurt segadust see, et kuidas mul ikkagi passi kaasas ei ole, kui ma oma Eesti ID-kaardi sinna lauale panin minu koduaadressi paberilt nähes, nad ütlesid, et kirjuta ise, sest nad tädi ei pidanud ennast pädevaks, aga eriti hästi läks mu sellel Liechtensteinist pärit sõbral, kes pani oma passi lauale ja tädi vaatas suurte silmadega otsa ja küsis, mis riik see veel on. Ehk sellega oli ka üsna meeleolukas. Vahepeal võeti üks karguga onu vahel, sest et ta oli töötaja sõber. Aga muidu jah, väga meeleolukas kogemus. Aga see ei olnud veel kõik, sest et kui sul isikukood käes on, siis pidi minema rongijaama ja täitma ära mingisuguse suure blanketi ja sellega oli niimoodi, et mina näiteks võtsin numbri, läksin vahepeal koju ja läksin 2 tunni pärast tagasi ja siis ootasin veel pool tundi ja siis oli minu kord. Nii et, ja sa teadsid, et sa pead 2 tundi ootama või sa lihtsalt nagu... Ma lihtsalt lasin loodusel ennast juhatada, ma ei teadnud, kui kaua see ootajaga on. Sa vaatasid seda inimeste rida seal. Ja maailmasin väga kiiresti seal ei lähe ja see oli ka meeleolukas, kuidas teed seal selles fotoboothis selle passipildi ära ja siis tädi reaalselt võtab liimipulga välja ja lajatab selle sinna paberi peale ja siis lõpuks oligi sain oma selle ilusa plastikkaardi kätte ja see oligi reaalselt lihtsalt sisse skännitud pilt. Need nägid välja, me kõik nägime välja, nagu me oleks, ma ei tahaks neid aineid, mille mõju all need inimesed seal olid, kes nende piltide peal olid, aga kõik nägid nagu erakordselt sellised mitte adekvaatses seisundis välja. Aga lõpuks oli väärt seda, saite tasuta sõita ja ei, väga väärt. Selle üle ma olin väga õnnelik. Me ikka kasutasime seda päris kõvasti ära, et igale poole, kuhu vähe kandis ühistranspordiga minna, me läksime ja kuigi takso on Lissabonis ka ikkagi väga-väga odav. Ma vist ei maksnud kordagi per nägu takso eest üle 4 euro. Ma just tahtsin küsida, et kas oli suur kultuurishokk Lissaboni minnes, aga tundub, et seal ikkagi nagu seda eriti mingi Eesti e-riigist minnes nagu jätkus. Ja kuigi ma olin üllatunud, kui hästi nad inglise keelt räägivad. Et ma aiman, et Hispaanias ja aga Prantsusmaast rääkimata seal inimesed pigem tahavad oma keeles asju ajada. Aga portugallased, kui need ikkagi oskavad, siis nad tahavad proovida sinuga inglise keeles rääkida. Ja ma proovisin seal ise ka kohvikus, ma sain lõpus portugali keelest tellitud ära, lase mul näiteid tuua, ma enam ei mäleta, aga... Ma tean obrigado. Obrigado, jah. Rohkem ma ei tea. Hola on tere. Jah, aga sama hispaania keeles. Ja nad on üldiselt hästi sõbralikud inimesed ja kuidagi see ühiskond on hästi... nagu erinev, see on hästi seinast seina inimesi, sa võid tänava peal näha, et Eestis, ma ei tea, et jalutad Kalamajas, sul on ühte tüüpi inimesed, jalutad, ma ei tea, Lasnamäel on sul natuke teist tüüpi inimesed, jalutad Tartus on 3. tüüpi inimesed, on ju. Aga seal oli kuidagi niimoodi, et sul võiski olla, et ma ei tea, mingi
on näiteks mingisugune, vaatadki mingi miljonär kõnnib mööda tänavat ja tema kõrval kõnnib mingisugune inimene, kes on võib-olla natukene nagu elu hammasrataste vahele jäänud. Et kuidagi sellist nagu minu jaoks nagu ei joonistunud sealt välja sihukest asja, et mingid tüüpi inimesed käivad ühtedes kohtades ja mingid tüüpi käivad teistes kohtades. See on muidugi ainult minu arvamus, jäi mulle selle poole aastaga nii-öelda silma võrreldes näiteks Tallinnaga, aga võib-olla see ka nii ei ole, et mulle tundus lihtsalt nii. Aga kui me mõtleme sellele, et milline see ülikool oli, siis kuidas sa nagu kirjeldaks? Arhitektuuriliselt väga inetu. Ta oli üsna selline väsinud, kui ma ei eksi, siis see on ehitati aastal 1975, selle ülikooli nimi on ISCTE, kirjutatakse siis ISCTE. Ja seda ma pean pärast raudselt, keegi vaatab sealt artikli juures, kuidas ma valesti kirjutasin seda. Jah, siis ma võin üle vaadata. aga see ülikool ta oli huvitav, sest et meil oli hästi palju külalislektoreid, kes nii-öelda oma igapäeva töölt tegid hoopis midagi muud. Meil üks tüüp astus klassi, et üks professor, ta andis sihukest ainet nagu international marketing, ehk siis rahvusvaheline turundus. Tema võttis selle tooli, pani lihtsalt klassi ette maha, keeras niimoodi, et seljatugi oli meie poole, istus, nojatus sinna peale ja siis küsis, et millest te kuulda tahate ja hakkas rääkima. Ja tuli pärast välja, et on mingisugune kohalik Portugali mingi telepersoon või ühesõnaga käib telekas rääkimas kogu aeg ja mingisugune, ühesõnaga täitsa siuke prominentne tüüp, aga me omakeskis tegime nalja, et ega ta vist sai aru ainult sellest international osast, et see marketing ei ta jääks natuke kaugeks, sest et ta oli iga nädal umbes reisil kuskil, et ta käis mingi... Ta rääkis, kuidas ta käis reisil või? Seda ka, aga kohati oli niimoodi, et näiteks 5 minutit enne tunni algust kodanik kirjutas, et täna tund jääb ära ja saatis pildi, kuidas ta on Hiinas näiteks. Et see oli ka üsna tavaline. 5 minutit enne tunni algust, nagu ta oleks just jõudnud sinna. Ja, tead, sõbrad just jõudsin kohale ja siis ta käis oli Iisraelis, aga hästi siuke äge karakter, et ma ei tea, kuidas Eestis teistes ülikoolides on, aga mulle tundub, et näiteks TalTechis meil on ka külalislektoreid, aga üsna palju on ka ikkagi selliseid, kes nii-öelda ongi elukutselised õppejõud. Ehk see mulle väga meeldis, et seal oli selliseid inimesi, kes nii-öelda igapäevaelus teevad hoopis mingit teist asja. Aga kuidas see õppimise kultuur üldiselt oli, et kas nagu oodati palju või sa pigem võtsid seda suht nagu puhkus ja natuke kooli ka? Ma alguses, kui ma läksin, siis ma ikka mõtlesin, et mis aineid kõike peaks siin õppima ja kõik, et see võiks äge olla, mida nagu õppida ja kõik asjad. Ja lõpuks on see, et ega sa sinna tegelikult õppima väga ei lähe, või mina vähemalt ei läinud. Et mulle tundus, et seal kultuuris see on hästi tavaline, et Erasmuse tudengitelt ei oodata väga palju. See on võib-olla pigem selline... Ma nüüd ei tea, kas see on kultuuriliselt just sellepärast, et see on Lõuna-Euroopa, inimesed ongi natukene sellised, võtavad elu vabamalt, aga igatahes ma ei tundnud küll kordagi, et mul oleks mingi ainega nagu seda mõtet, et see õppejõud on nüüd nagu nõme või et kuidas ma selle tehtud saan. Ja pluss ikkagi, mis eestlasena välismaale minnes, ma väidan, 90% eestlastest saab välisõppesse minnes öelda, et meil on ülihea inglise keel. Ehk... kui seal mingile prantslasele tuleb asja võib-olla 5 korda selgitada ja lihtsamaks teha või sakslane otsib pidevalt rääkides oma keelest sõnu, siis eestlasena, ma tean, mul enne minekut, ma oskan küll inglise keelt, aga ma tean, et see ei olnud kaugeltki nagu mingisugune emakeele tasemel, on ju. Aga ma ei tundnud Erasmusel olles mitte kordagi, et ma keeleliselt hätta oleks jäänud. Et seda ma olen ka kuulnud, et on öeldud, et ma ei tea, et kui ma lähen, et umbes, et kuidas mul nagu selle inglise keelega on, aga tegelikult see on nagu umbes eestlase jaoks kõige väiksem mure. Me seame enda jaoks selle standardi lihtsalt nii kõrgeks, aga välismaal nagu meie inglise keel on nagu umbes top värk. Ja mul oli isegi Torontos vahepeal seda, et ma mõtlesin, et huvitav, kuidas need inimesed siia vastu võeti, sellepärast, et vahepeal oli isegi see, et nad nagu oskasid enam-vähem rääkida, aga see aktsent oli nii tugev, et ma ei saanud mitte midagi aru, mida nad räägivad. Meil oli näiteks, mina ütlen ausalt, meil oli üks Jaapani tüüp ja ma sain ta jutust selles mõttes aru, et ta sõnavara oli väga lai, ta kasutas nagu väga sükkeseid nagu erialasid sõnu kohati. Aga lihtsalt aktsent oli nii tugev, et vahepeal pidi ütlema, et kuule, et räägi natuke aeglasemalt, et ma tõesti ei saa aru, mis sa ütled. Et see oli ka huvitav. Prantslaste aktsent on ka täiesti teine teema. See on, nende jaoks on võib-olla natuke rohkem ka nagu auasi, aga meil oli näiteks üks süke tüdruk ühes aines, kes
ma nüüd ei julge öelda, et ta iga nädal, aga no üle nädala küll ta lendas, meil oli reedel oli tund ja pärast ta tuli alati kohvriga tundi ja lendas nädalavahetuseks koju Pariisi. Et nagu ma mõtlesin ka nagu, et see ei ole väga kaugel. Ei ole jah, aga ma mõtlen, et isegi kui ma nagu, ma ei tea, teeks ütleme Stockholmis Erasmust, siis ma nagu ei tahakski koju tulla võib-olla. Et Rootsi kruiis iga nädalavahetus. Iga nädalavahetus lihtsalt Rootsi kruiisil ja ei, see oleks ka päris äge, aga tal vist kruiisi polnud. Ära tüütaks lõpuks. See tüütaks, ma mõtlen ka selle peale, et just tüütamise mõttes, mul oli seal üks Saksamaalt pärit sõber, kes ta on loomult üsna ebasakslaslik. Sakslased on tavaliselt minu jaoks stereotüüpne sakslane. Ma nüüd loodan, et keegi mind risteile selle eest, aga on selline hästi punktuaalne ja üli organiseeritud ja üli nagu täpne. Lähme kell 5 hommikul matkama. No näiteks jah. Ta oli siuke pigem selline, ma oleks nagu pakkunud, et ta on pigem Portugalist kui Saksamaalt. Oli teise nädala lõpp ja tuli mu juurde ja ütles, et saad aru, mul on nendest sakslastest nii koppe ees, ma oleks nagu kodus, aga lihtsalt soe on. Et oligi, kui ma nüüd numbritega mööda ei pane, siis meil seal nii-öelda selles kohalikus siis majandusteaduskonnas või kuidas iganes seda nimetada, oli vahetusõpilasteks 2 eestlast, 5 soomlast, kellest 2 olid seejuures väliseestlased ja äkki 10 rootslast ja sakslasi oli reaalselt mingi üle 80. Ehk neid oli lihtsalt iga nurga peal, kellelt iganes küsid, et kust sa pärit oled, siis ülitõenäoliselt tuli vastuseks Germany, ehk neid oli tõesti palju. Ja mul nüüd oleks mõte lendama, kuhu ma sellega jõuda tahtsin, aga nendega on jah see ka, et nad, ma ei kujuta ette, et nagu ma oleks vahetusõppes ja seal on inimesed, kellega ma räägin kogu aeg samas keeles. Et ma nagu isegi ei tahtnud seda, et mul neid eestlasi väga palju ümber oleks. Sinna tahtsingi jõuda, jah. Aga kui me räägime sotsiaalelust nagu koolis, kas neil on ka mingi korporatsioonide teema või mingid hobiklubid või midagi sellist või pigem nagu sa suhtlesid lihtsalt välistudengitega? Pigem välistudengitel ei olnud. Võib-olla ongi siis, kui sa lähed sinna nagu päriseks õppima, aga Erasmuse tudengid, keda mina tean küll üheski organisatsioonis ei olnud, seal oli hästi tugev selline nagu, kuidas öelda, nagu Tartu vibe natuke. Et inimesed läksidki koos kuskile välja, lihtsalt istusid kuskil, ma ei tea, baaris või käisid koos jalkat vaatamas või tegid lihtsalt midagi nagu koos. Et Lissabon on meeletult ilus linn, kus on need igasugused vaateplatvormid ja igasugused sellised asjad. Et see oli hästi tavaline, et käiaksegi seal koos, aga sellised mingeid, meile küll tutvustati neid tudengiorganisatsioone. Ma arvan, et teoreetiliselt oleks saanud nendega ka liituda, aga ma ei tundnud erilist soovi seda teha. Ma mäletan, kui ma käisin Portugalis, siis ma käisin selles väikelinnas, milles mul nüüd nimi ei tule meelde, võib-olla sa tead, seal on see koljudest ehitatud katedraal ja siis seal on üks Rooma sammastega sükese tempel ka. Ma olen seal käinud, aga ma ei mäleta nime. Ei mäleta nime, on ju. Aga ühesõnaga ma käisin seal ja seal on ka ülikool. Ja seal me sattusime mingi täpselt sellisel ajal, kui neil oli vist ka mingi süke, nagu Eestis on rets, on ju. Kas see võib olla Coimbra või? Kas ma jään? Ja vist oli küll, jah. Ühesõnaga, ma käisime seal ja siis seal oli mingisugune rets ja siis seal olid nagu, mingid inimesed olid nendes mingites pilakostüümides nagu meil on ja siis teised olid kõik nagu mingites Harry Potteri kostüümides või et ma kujutan ette, et neil oli see mingi ülikooli mingi riided, on ju, aga neil olid kõigid mingid need full ülikonnad seljas, siis nad kõndisid seal ringi niimoodi. See oli Lissabonis ka, see oli ülinaljakas, sest et lähed sinna, meie ülikool asus nagu natuke künka otsas, ehk mis tahes nurga alt sa lähenesid, sa pidid alati nagu mäest üles rühima. See tähendas seda, et kui sa tundi jõudsid, sa olid nagu üleni higine, alati. Ja siis oli huvitav vaadata, et klassis, et kes on Lõuna-Euroopast ja kes on kuskilt põhjast. Eestlased, soomlased, rootslased, kõik umbes pühivad higi ja siis on mingid lõuna-eurooplased, kes ei tee nagu teist nägugi. Aga meil olid ka need samad ülikondades tüübid ja ükskord küsisime, et kas teil palav ei ole? Nad olid lihtsalt nagu mingi, ei, me käime iga päev nii, me oleme nii harjunud, väljas on 30 kraadi. Ja lihtsalt, aga see oligi, nad käisid meil ka seal parkides mingeid huvitavaid riitusi tegemas. See on ka huvitav mingi korporatsioonide teema ilmselt siis. Ja, see oligi mingi, nad seletasid selle ära ka, aga see ei olnud midagi väga huvitavat. Nagu see riietus tundus ägedam, kui see asja sisu vähemalt nii jäi mulle meelde. Sa sõid palju kala seal?
Ma oleks tahtnud rohkem kala süüa. Seal oli niimoodi, et kala nagu ma sõin, kui ma välja sööma läksin, siis ma ikka sõin mereande pigem ja kohalik värk. Et Portugalis jah, just selle kohaliku köögi mõttes ongi nagu mereannid ja kala on nagu ikkagi number 1 asi. Ka igasugused sellised lihaasjad tegelikult, et mulle tundub, et me oleme jõudnud sinna, kus mis tahes Euroopa riigist või rahvusroogadest rääkides, kui me räägime kas või Eesti rahvusroogadest, siis sama hästi sa võid öelda, et see on, ma ei tea, Poola rahvusroog, ülitõenäoliselt, mitte iga asjaga, aga mõtleme kas või hapukapsas on ju tegelikult Saksamaa ja et see on nii-öelda nagu hakanud lõimuma, aga kala seal oli üks hästi äge restoran, kus me käisime ühe klassivennaga Eestist, kes mulle nagu külla tuli ja käisime niimoodi, et Lissaboni linn asub 2 pool silda. Seal keskel on selline San Francisco stiilis sild. Ehk siis ongi nagu punane rippsild või mitte rippsild, aga ta on nagu, ta näeb välja täpselt nagu see Golden Gate Bridge, mis San Franciscos on. Ja siis nii-öelda see linnaosa on ühel pool ja teisel pool ongi mingisugused sellised elamurajoonid ja mingid armsad restoranid jõe ääres. Ja siis seal jõe ääres oli üks üliäge restoran, aga seal oli niimoodi, et me jõudsime ka täpselt õigel ajal, sest et sinna tekkis kohe räme järjekord ja mulle tundub, et Lissabonis seda kohalikku toitu mingid need nagu väga hinnas olevad kohad lähevad nii kiiresti täis, et see on üsna keeruline nagu kohta saada. Aga palju sa seal ringi said reisida või käia kuskil Portugalis ja siis seal ümbruses? Oi, sain. See oli väga lahe. Ma käisin niimoodi, et me läksime, minu esimene reis oli Marokosse, sest... See on seal suht lähedal? Ja see oli küll äge. Me hakkasime vaatama septembrikuus lennupileteid ja lihtsalt vaatad Skyscannerit ja suu vajub lahti nagu, et kuidas on võimalik nii odavalt lennata. Ma käisin kokku Marokos Assooridel, mis on siis Portugali saarestik põhimõtteliselt keset Atlandi ookeani ja Madeiral ja mul läksid lennupiletid kokku, kui ma nüüd seda summat õigesti mäletan, vist 120 €. Kõik 3 kokku? Kõik 3 kokku. Wow. Assoorid oli reaalselt 15 € sinna ja 15 € tagasi. Wow. Et kui nagu piisavalt aega ette bookida, siis Ryanair on nagu kõigeks võimeline, et see oli tõesti äge. Ja oligi lähed, võtsimegi mingid kohalikud sõbrad punti ja läksime ja tegelikult selle Marokoga oli see, et ma ei olnud enne seda, ma arvan oma mingi 4-5 aastat Euroopa Liidust väljas käinud ja siis lihtsalt saad aru, kui suur privileeg on see punane Euroopa Liidu pass. Sest et lihtsalt see, kuidas sa Marokos lihtsalt ootad selles järjekorras ja vaatad, kuidas sul on mingisugused, ma ei tea, juua täis Briti poissmehed ja siis on mingisugused seljakoti matkajad kuskilt Austriast ja nad lihtsalt kõik ootavad seal niimoodi kannatlikult, et nad saaks nüüd viimaks Marokosse minna. Et see oli selline korralik reaalsuskontroll või nagu nii-öelda tänulikkuse hetk, et kuidas meil siin on tegelikult ikkagi vedanud. Vähemalt piiril kinni ei peetud? Ei, meid ei peetud jah, me ei tundunud nende jaoks liiga ohtlikud. Kui sa peaks ütlema nagu ühe asja, mis on kõige väärtuslikum või mitu asja, mis selle kogemuse juures kõige väärtuslikumad olid? Nagu sa mõtled üldiselt Erasmusel käigu? Terves. Ma arvan, et see, kuidas sa näed, kuidas teised rahvad unistavad. See on asi, mille peale ma polnud ka kunagi varem mõelnud, aga eestlane alateadlikult ei unista väga palju. Meil on see, et nagu juba Tammsaare kirjutas, et tee tööd ja näe vaeva ja siis tuleb kõik muu ka, aga see, kui nagu vabalt mingid teised noored elu võtavad, mitte halvas mõttes vabalt, aga selles mõttes näiteks, et nad mõtlevadki, et kui sa oled 22 või 23, sul ei peagi olema kogu oma elu ette planeeritud. Eestis meil on see, et põhimõtteliselt, kui sa ülikooli lähed, siis see peaks olema see, et sa valid omale karjääri, on ju. Aga mulle nagu meeldis see, et seal oli nii palju selliseid inimesi, kelle puhul ma nagu nägingi, et ta võib-olla veel ei teagi, aga
ta nagu ei stressa ka selle pärast liialt ja ta elu oli nii palju ilusam. Näiteks üks mu sõber, kellega me siiani oleme väga head sõbrad, ma käisin tal üle-eelmine nädal Lissabonis külas. Ta on Sloveeniast pärit ja ta lõpetas parasjagu või tegi Ljubljanas omal magistrikraadi, tuli siis Erasmusele ja tal hakkas nii meeldima, et ta lihtsalt otsustas, et ta jääbki sinna elama. Ja tal ei ole veel see nii-öelda magistritöö valmiski kirjutatud, ta nüüd kevadel hakkab seda kirjutama, aga oligi, pani seal ühte kohalikku panka siis avalduse sisse, et tere, tahaks praktikale tulla. Pank võttis ühendust ja nüüd ta ongi Lissabonis finantspraktikal ja või nüüd vist sai juba isegi tööle. Et lihtsalt, nad on hästi avatud nad siis, kui ma ütleks Kesk- ja Lääne-Euroopa inimesed on märksa avatumad plaani muutustele ja see on hästi äge mu meelest. Ehk siis ühesõnaga soovitaksid teistele ja ütleks, et minge ikka vahetussemestrile. Ja täiega, nagu samas ma arvan, mu sõbrad on juba tüdinenud sellest, kuidas ma haibin seda kogu aeg. Minge nüüd, minge. Ja ei, aga ma tean ise seda, et see on nagu, et see võib olla nagu kohati nagu ülekoormav, kui sellest kogu aeg räägitakse. Vaata, või nagu, et kui sulle kogu aeg räägitakse, et mine, siis see nagu tekitab pigem nagu mingi ploki ette. Aga see kindlasti oleneb inimtüübist, kõigile ei sobi see. Aga ma arvan, et 90% inimestest tulevad sealt ülitänulikuna tagasi. Ja samas on ka see, et kui sul ei sobi, sa saad alati tagasi tulla, on ju. Jah, põhimõtteliselt küll. Keegi põhimõtteliselt ei takista sind. Ja samas see on ainult, enamasti see on mingi 4-5 kuud, mis sa seal oled. Et see ei ole nagu ka liiga pikka aeg su elust. Et muidugi, kui üldse ei meeldi, siis saab tagasi tulla, aga ma olen nii kindel, et enamus inimesi täiega kaifiks seda. Nii et kui kuulaja vaataja tahab sinuga pärast küsida midagi sinult selle Portugali kohta, siis kirjutab Õhtulehe meilile. Ja, ei, ma olen väga avatud kogemust jagama, et mul on hästi hea meel selle üle, et TalTechis näiteks on tehtud selline programm nagu Mobility Ambassador ehk siis nagu välisõppesaadik. Ehk ongi sotsiaalmeedias ka inimesed, kes on vahetusõppes, jagavad seda oma nii-öelda teekonda seal. Et ma ise tegin ka seda, kirjutasin mingi paar artiklit ja siis tegin 1 päeva sotsiaalmeedia takeoverit ja käisin mingi 2 messil rääkimas, kui ma tagasi olin ja sain stipendiumi ka selle eest, nii et see oli ka üsna tore. Aga seda stipendiumi ma hakkasin saama alles siis, kui ma tagasi olin. Ehk siis ta ei olnud enam nii kasulik, aga abiks ikka. Okei, aga aitäh sulle. Palun. Ja vaadake järgmist episoodi ka siis. Tšau.